Tervist! Fookuses saade eetris ja teisel pool lauda Riigikogu liige Varro Vooglaid. Tere, Markus! 9. aprillil võttis Riigikogu vastu kirikute koguduse seaduse muudatused. Sina olid loomulikult seal kohal ja olid üks nendest vähestest, kes selle jama vastu hääletas. Objektiivis me oleme sel teemal pikalt ja laialt rääkinud, aga mõtlesime, et teeme nüüd siis veel kord ka sinuga ühe sellise kokkuleppe, sellepärast et sa olid, ütleme nii, kogu selle suppi sees seal, kui seda suppi keedeti. Ja olid ka kohapeal siis, kui õiguskomisjonis oli see nii-öelda ärakuulamine, osapoolte ärakuulamine. See on ka veel huvitav asi, mis siin võib-olla kuu või poolteist tagasi toimus. Et mis muljed sul sellest supist siis seal kolmandal lugemisel olid? Ega kolmandast lugemisest polegi väga palju muljeid, sellepärast et see kolmas lugemine on selline vormistamise faas pigem, et seal on ju ainult fraktsioonide esindajate kõned ja siis on lõpphääletus ja ongi kõik. Eks seal muidugi Jaanus Karilaid Isamaa esindajana pidas sellise nõretava kõne, kuidas ütles, et kes on selle eelnõu vastu, nüüd on enam Eesti vastased ja sellist juttu nagu rääkis seal, et üsna sellist sõgedat teksti on tootnud nii seal kui ka mujal sellel teemal, aga ega see pole kokkuvõttes üllatav, sellepärast et kui eestlase jaoks saavad kaks teemat, ühelt poolt kirik ja teiselt poolt midagi, mis on seotud Venemaaga, ega siis nagu sellist kindlamat kombinatsiooni terve mõistuse minema pühkimiseks ju ei ole, et nii üks kui teine teema eraldi võetuna juba sageli kipub terve mõistuse sügavale vaiba alla lükkama. Aga kui need kaks kokku paned, siis on enam-vähem kindel, et ega sealt enam midagi eriti alles ei jää. Ja eks seda eelnõu menetlemisega seonduvalt olemegi seda ju rohkelt näinud. Mitte ainult eelnõu menetlemisega, vaid loomulikult juba enne, et sina enam-vähem aasta tagasi mais oli see, kui see protsess nii-öelda pihta hakkas. Tegelikult algas varem juba selle metropoliit Eugeni väljasaatmisega, aga kui me Riigikogus toimunust räägime, see oli maikuus oli see Riigikogu avaldus, eks kuulutada Moskva patriarhaat siin, alguses tahtsid kuulutada veel terroriorganisatsiooniks ja terrorit toetavaks organisatsiooniks, aga siis tuli lihtsalt sõda toetavaks, agressiooni toetavaks organisatsiooniks, mis sillutas teed siis selle eelnõu esitamisele. Siis sügisel oli see siseministri poliitiline avaldus, kus ta andis teada, et algatavad vastava eelnõu ja nüüd on siis eelnõu menetlus jõudnud lõpule omadega. Nii et kui konkreetselt vastata su küsimusele, et mis emotsioonid olid seal, ega ei olnud midagi sellepärast, et kolmandaks lugemiseks oli juba selge, et nad ei jäta seda projekti pooleli või nad suruvad selle lõpuni. Et siin võib-olla nädal-paar varem oli see küsimus, kui sotsid visati valitsusest välja, et kas nad kasutavad seda võimalust panna see projekt seisma, ei, et nähtus, et see on ikkagi selline tunduvalt sügavamate juurtega süvariiklik projekt, mis on palju sügavamal otsustatud lõpuni viia ja sotsid täitsid seal mitte sellist initsiaatori ja eestvedaja rolli, vaid lihtsalt olid instrumentaalses rollis, eks. Mul muuseas oli ka sarnane tunne, et ma olin kahetisel positsioonil, et alguses, kui sotsid minema visati valitsused, siis ma mõtlesin, et ei, küll see seaduseelnõu läbi surutakse, et see on selge nagu asi. Et seda on võetud nõuks teha ja see nii ka tehakse. Tõesti, sellise süvariikliku otsuse raames. Aga siis tuli nagu märke igalt poolt, et aga siin võib nagu juhtuda seda, et võib-olla see pannaksegi ikkagi leti alla, et see ei lähe edasi teisele ja kolmandale lugemisele ja et võib-olla peamine initsiaator oli ikkagi see sotsialistist siseminister Lauri Läänemets, aga siis igasugused kuidas öelda, illusioonid purunesid väga kiiresti, et loomulikult Reformierakond ja E200 tegid selle täpselt samamoodi ära, nagu oleks seda teinud ka Läänemets loomulikult. Ja selline algne tunnetus oli ikkagi õige. Et me teame, et mingit vahet ju ei ole, et kes seda asja teeb, Reformierakond, E200 või Lauri Läänemetsa sotsialistid, et põhimõtteliselt tegu on ühispartei osakondadega. Eks see annab tunnistust jälle sellest tõdemusest, et väga palju sellest, mida me näeme poliitilise vastanduse areenil, on tegelikult palju sügavamal ikkagi kokku lepitud ja ära otsustatud. Ja eks sisuliselt see poliitilisel areenil toimuv, parteilisel areenil toimuv on ikkagi väga suures ulatuses oluliste küsimustega seonduvalt näitemäng.
et etendatakse mingisugust demokraatlikku parlamentarismi, aga tegelikult on kõik ära otsustatud ja lihtsalt toimub nende otsuste vormistamine. Rohke valetamise, vassimise, avalikkusega manipuleerimise saatel. Nii et siin on selline par excellence näide. Kõik need põhjendused, mis on selle eelnõu läbi surumiseks toodud, on lihtsalt ettekäänded selleks, et viia ellu otsus ja jõuda eesmärgini Moskva patriarhaadiga seotud õigeusu kiriku lõpetamiseks Eestis. Ühel või teisel moel. Te kas lõpetate ise need sidemed või me lõpetame need ise. Aga eesmärk on sama, millisel viisil sinna jõutakse, siin jäetakse siis natukene nii-öelda vabatahtlikkusele ruumi, kuigi mis vabatahtlikkus see selline on, et kui sul on relv kuklas, eks ole, sisuliselt öeldakse, et sa võid nüüd vabatahtlikult teha seda või teist, et see ei ole vabatahtlik, kui alternatiiviks on sund lõpetamine. Aga jah, et kõik, mis puudutab välispoliitikat, julgeolekupoliitikat, millega see kõik seondub, eks ole, see on palju kõrgemal, sügavamal tasandil ära otsustatud ja ma ei arva isegi, et üldse Eesti-sisesel tasandil. Sest see, mida tehakse ju Vene õigeusu kirikuga Eestis, on ju sisuliselt täpselt sama, mida on tehtud Ukrainaski ja teistes riikides, siin Lätis ja mujal. Nii et see ei ole mingi Eestis välja mõeldud programm, see on Eestis elluviidav programm. Ja selles mõttes, kui seda niimoodi näha, siis on ka arusaadav, et ega neil ei olegi siin mingit erilist otsustusõigust, et kas me paneme selle seisma või pane seoses sotside valitsusest välja arvamisega, et see tuleb ikkagi ära teha ja tehakse lihtsalt. Aga jah, ma ütlen veel kord, et väga palju sellest, põhimõtteliselt kõik, mida on öeldud selle projekti põhjendamiseks või õigustamiseks, on lihtsalt ettekääne. Kogu see jutt sellest, et me siin kaitseme Eesti julgeolekut ja põhiseaduslikku korda ja siin võiks isegi kasutada natuke vulgaarseid sõnu, aga ütleme lihtsalt niimoodi maakeeli, et kelbas. Täielik jura jutt. Absoluutselt. Jutt sellest, eks ju, et nagu oleks Moskva patriarhaadi õigeusu kirik kuidagi Eestile julgeoleku ohuks. Me oleme objektiivis sellest rääkinud, sina oled oma kommentaarides rääkinud, me oleme korduvalt selle üle korranud, eks ju, igal pool ja Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on ise väga selgelt väljendanud vastupidiseid seisukohti, et ei ole kuskilt nähtuv, et see kirik oleks vähimalgi määral Eestis julgeoleku ohuks. Vastupidi, nagu me oleme korduvalt rääkinud, eks ju, toob selle kiriku võimalik sundlõpetamine kaasa endaga julgeoleku ohu ja mitte ainult sundlõpetamine, vaid tegelikult juba see, mis on juhtunud tänaseks päevaks välja. Ehk teiste sõnadega, Eesti riik on asunud usuvabaduse vastu väga selgelt. Eesti riik on seda teinud nagu niivõrd lollil viisil, et teatavas mõttes on Eesti riik asunud ju mitte ainult nagu Moskva suunal tulistama, eks ju, mitte ainult usuvabaduse vastu Moskva patriarhaadi suunal, vaid teatavas mõttes on Eesti riik, mis teatavas, otseses mõttes, on Eesti riik läinud ka ju välja kuulutatud USA välispoliitiliste prioriteetide vastu, mis on selgelt ikkagi usuvabadust pooldavad, eks ju. J.D. Vance oma kuulsas Müncheni konverentsi kõnes tõi ju väga selgelt välja, et mille eest USA praegune administratsioon seisab. Ja Eesti riik on nagu läinud nagu eriti lollilt, eriti idiootselt mõlema nii-öelda suurvõimu vastu, ühelt poolt pakkudes Venemaale sellist moona, et hakata siin mingisuguseid asju korraldama, et veel kord provotseerida Venemaad siia tulema ja võtma enda haldusesse, ma ei tea, kas või Ida-Virumaad ja neid kohti, kus see kirik on eelkõige esindatud ja teisalt USA poole teha selline, praeguse USA administratsiooni poole teha selline lüke, et USA administratsioon näiteks J.D. Vance'iga esiotsas, kes ütlevad, et okei, kui te sellise asja olete teinud, siis vastutate nüüd ise. Et meie küll teie naljade eest siin vastutama ei hakka teie asju siin klattima. Et selles mõttes see on nagu eriti loll samm Eesti poolt. No ta on loll, jah. Ja mitte kuidagi pidi Eesti Vabariigi julgeolekut ei kaitse ega julgeoleku olukorda ei paranda. Tõesti ilmselgelt kohe tekitab ainult julgeolekuriski juurde. Ma olen kogu aeg läbi selle eelnõu menetluse öelnud erinevates kohtades seda, et kui on olemas faktid, millest nähtub, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik, nüüd see nimega siis Eesti kristlik õigeusu kirik või Pühtitsa klooster on kuidagi ohuks Eesti julgeolekule, siis tuleks need faktid ju esile tuua. Pole ühtegi põhjust, miks peaks neid fakte varjama. Sest et vastupidi, kui sa tood need faktid esile,
siis on ka avalikkusel palju lihtsam mõista, miks te sellist projekti ellu viite. Aga neid fakte ei ole esile toodud sel lihtsal põhjusel, neid lihtsalt ei eksisteeri. No ära sa ütle, Kapo aastaraamat avaldati ja loen, mis ma loen, Kapo aastaraamatus on nagu tellimustööna välja toodud selline nii-öelda probleemide pundar, et õigeusu kirik peab Venemaaga varjatud läbirääkimisi erakooli rahastamiseks. Tegu on siis Püha Johannese kooli rahastamise mingisuguse väidetava skeemiga. Selgus huvides, sest olgu öeldud, see ei ole see sama Johannese kool, mis Nõmmel tegutseb, see on üks teine. Just. No ma ei ole seda artiklit lugenud sellepärast, et ma olen olnud hõivatud siin enne saate salvestust ja sellest täna tuli välja. Nad seal hommikul tutvustasid seda aastaraamatut, aga kui ma seda pealkirjagi vaatan, mis julgeolekuoht see siis on otsinud võimalusi, kuidas rahastada mingist erakooli, kristlikku erakooli. Ma ei tea, mida iganes keegi sellest arvab, eks ole, kuidas see julgeolekuoht on. Kindlasti mitte. Mina ei oska vähemalt näha, kuidas see julgeolekuoht võiks olla. Aga reaalselt neid fakte ei ole, ütleme veel kord. Et ma ei tea, kas sa oled, aga sa oskad seda lähemalt kommenteerida, mina ei oska. Aga... ma oskan nii palju kommenteerida, kui see Kapo aastaraamatu esitlus siin nüüd väidab. Eks, no ma pigem ütleks, kas see ongi kõik, mis teil on? Ma ütleks ka, et jah, täpselt. midagi rohkemat ei olegi. Just, te olete rääkinud nagu julgeolekuohust, potentsiaalsest julgeolekuohust. Ja nüüd me räägime siis mingisugusest kristliku kooli rahastamisskeemidest, eks ju, mida siis on üritatud läbi viia, et palju õnne. No. Et see ei ole tõsiselt võetav jutt. Aga julgeoleku vaatepunktist minu meelest on oluline ka see, et me ei vaata seda kuidagi isoleeritud intsidendina. Et tegelikult on see ju üks osa laiemast programmist, mida ellu viiakse. Ja mida iganes keegi arvab selle programmi erinevatest elementidest, ei saa eitada, et nad kõik panustavad ühte tervikusse. Ühelt poolt näiteks venelaste jaoks oluliste monumentide mahavõtmine, eks. Teiselt poolt venekeelsete koolide sulgemine. Kolmandalt poolt venelaste poliitiliste õiguste piiramine, kohaliku omavalitsuse valimise õiguse piiramine. Ja neljandaks venelaste kiriku ja kloostri ahistamine, tagakiusamine. Nii et nagu 4 reaalset asja, mis kõik asetuvad täpselt sellesse samasse mustrisse, mida Ukrainas ellu viidi enne 22 aastat. Kõik täpselt samad asjad. Ja kui nüüd lisada siia veel see asjaolu, et Eesti pinnale tahetakse järjest rohkem paigutada, eks ole, ameeriklaste raketisüsteeme, mille laskeulatuses on Peterburi ja muud olulised objektid Venemaa territooriumil, eks, et siis tegelikult on see komplekt nagu päris terviklik. Ja kokkuvõttes minu vaatepunktis küll väga selgelt kasvatab meie julgeolekuohte, mitte ei vähenda neid. Viib meid üha lähemale sellele olukorrale, kus võib ootuspäraselt juhtuda, et Venemaa ütleb, et aga nüüd see olukord on kasvanud üle selle piiri, mida me peame võimalikuks tolereerida, eks ole. Ja siis käivituvad mingisugused sündmused, mis on kõike muud kui meie põhiseaduslikku korda ja julgeolekut kuidagi parendavad. Et see on see, mis mulle selle asja juures muret teeb. Nii et asi eraldi võetuna on väga näotu, sellepärast et kirikut ja kloostrit niimoodi ahistada ja tagakiusata jätab Eesti Vabariigist väga hädise ja viletsa mulje. Et see on siis see, kus saama nagu sellist tugevust tõestada, et nägite neist, mis me siin näitasime, et kes siin riigis peremees on, panime kloostri paika, on ju, nunnakesed. No tubli. Aga suuremas tervikus on see veel omakorda väga problemaatiline. Aga kokkuvõttes ma ütlen lihtsalt ühte asja, see ei ole küll otseselt nüüd vastus või kommentaar sellele, mida sina ütlesid, aga kui tahad hüppa tagasi sinna eelneva teema juurde, aga minu jaoks on kokkuvõttes kogu see asi tead mis mõttes hästi ebameeldiv. Selles mõttes, et see jällegi süvendab seda probleemi, mis mul on Eesti Vabariigiga. Ma ei häbene seda ütelda. Ja sisuliselt see on sama probleem, mis mul oli koroona ajal, eks ole. Ma ei taha sellist Eestit. Ma tahan väga teistsugust Eestit. See visioon Eesti Vabariigist, millest mina tahaksin näha teostumas, see riik, kus ma tahaksin elada, see riik, mille üle ma peaksin võimalikuks uhkust tunda, on midagi väga erinevat. Ja siit sa näedki seda sellist kiuslik, koolikiusajalik mentaliteet, selline kitsarinnaline, väikese hingeline ja sõna kõige otsesemas mõttes sallimatu. Vaata, kui see on huvitav, need, kes on heitnud meile ette siin sallimatust, kuna me ei ole pidanud varasematel aastatel võimalikuks olla nõus sellega, et abielu ja perekonna tähendust moonutatakse ja hakatakse homoseksuaalseid suhteid riiklikult tunnustama abieluliste perekondlike suhetena.
nemad on süüdistanud meid jubedast sallimatuses, olgu, et meil ei ole mitte mingisugust reaalset sallimatust homoseksuaalset eluviisi praktiseerivate inimeste suhtes. Aga nüüd ise, igal sammul sa näed, kuidas näidatakse üles äärmuslikku sallimatust. Tegelikult see ongi üks suur sallimatusakt, sa lihtsalt ei talu seda, eks ole, et eksisteerib selline kirik ja selline klooster. Ei, nad ei ole sulle midagi halba teinud, nad ei kujuta sulle mingit ohtu, aga mind ei huvita. Ma ei salli teid, eks. Ja nüüd ongi selline asi, et lihtsalt ma sunnin teid alluma minu tahtele, sellepärast, et ma ei taha, et te olete sellised, nagu te olete ja ma ei kavatse seda aksepteerida, eks. Ongi sallimatusakt lihtsalt, kitsarinnalisus, väikese hingelisus. Ja juba kahju, et Eesti riik järjest rohkem on selline riik. Tõesti on, mina tahaks näha sellist, suuremat enesekindlust, jah. On siin erinevaid inimesi, erinevaid organisatsioone, kellel on teistsugused vaated, ei pruugi meile meeldida. So what, nagu öeldakse. Olge üle sellest, eks ole. Tehke seda, mis on õige, ajaga õiget asja, katsuge normaalseid suhteid säilitada kõigiga. Tõstke esile seda, mida ise peate õigeks ja heaks, ärge minge niimoodi ahistame, kiusame jõupositsioonilt ja maha suruma. Ebameeldiv. Selle sallimatuse vaimseks aluseks on selline vaimne kitsarinnalisus, vaimne enese väärikuse puudumine. Et tegelikult ei olda valmis üldse taluma teistsuguseid vaateid, teistsuguseid asju. Nähakse ohtu igas väiksemaski erimeelsuses tegelikult enda positsioonile. Et riik ei saaks niimoodi käituda. Niimoodi käituvad mingisugused popsid kuskil saunas. Niimoodi käituvad mingisugused orjad, kes just äsja on omale riigi moodustanud. Et ahaa, teevad salapolitsei ja vaatavad, et ükskõik, kes kuskilt nagu teist meelt on, see võetakse pihtide vahele. Sest see ohustab minu enda enesekuvandit, see ohustab minu enda rahvuslikku kuvandit, see ohustab meie riigi toimimist. See on selline suur nii-öelda ebakindlus oma enda sisemise väärtuslikkuse ja positsioonide osas. Nii, see paistab sealt välja. See on see asi. Et riigimehelik suhtumine ongi see ju, et sa vaatad nagu tõesti erinevaid organisatsioone, erinevaid asju, tunnistad, et meil ongi mingisuguseid organisatsioone, kes kõikidel ei pruugi olla täpselt samad väärtused, nagu Eesti Vabariigil näiteks siin, ütleme niimoodi, ütleme nii, et reglementeeritud vabariiklikud väärtused, eks ju. Aga minu enda põhiseadus annab sellele ka nendele organisatsioonidele võimaluse tegutseda. Nii, nüüd on muidugi piir, et kui mingid organisatsioonid lähevad juba niivõrd lahku vabariiklikest väärtustest, nad hakkavad seda kukutama või midagi muud tegema, siis on muidugi õigusriiklikel organitel ka sekkuda, eks ju. Aga siin me midagi sellist ei näe. Vähimalgi määral ei näe. Ja selle taustaks ongi selline väike hingeline lähenemine, mis tegelikult Eestis on valdav kõikides elu valdkondades. Et sa näed seda, et inimesed on kuidagi kramplikult kinni selles oma väikeses piskus. Nii, et mida ma saaks, selline pisikene, nagu minu väike pisikene tead Eesti. Ja kogu aeg on selline hirmu. Keegi tahab sult kogu aeg midagi ära võtta, keegi tahab sulle, see on enam, et istuda munniku otsas ja vaatad, et keegi mult ära ei võtaks midagi. Tahaks öelda, et nagu rahune maha kuidagi, võta rahulikult. Sul on nagu kullahunnik, eks ju, selle asemel, et ma ei tea, kutsuda sõbrad külla ja teha neile välja, eks ju, teha ilus laud ja osta omalt poolt head veini ja istuda laua taha ja rahulikult rääkida juttu, eks ju. Ei, sa kramplikult istud selle kullahunniku otsas, eks ju. Sul on muidu. Ja ma just mõtlesin, kus mul see kullahunnik. Sina vormis rääkida. Ja vabandust, et ütleme niimoodi üldtähenduslikult siis. Jah, sul on õigus, seda sina vormi ei maksa nii palju kasutada. Ja oled seal. Läheb edasi täpselt samamoodi. Oled seal, eks ju. Ja siis ja ongi niimoodi, et ei lasta lahti sellest asjast.
ei lasta sellest väikesest ja selle asemel, et tõesti nautida elu siis kas või teha midagi nagu head selle asjaga, selle kullahunnikuga, istutakse seal ja kramplikult elatakse oma elu surmani ära ja siis veel surmas ka veel kramplikult varisetakse põrmu ja toonelasse niimoodi. Et see ei ole nagu, see ei ole ilus vaadata, see asi. Et see on see, mis nagu igalt poolt Eesti riigist vastu vaatab. Tõsi, ja see ongi see asi, mis nagu kurvaks teeb, et ma ei tea, eesti keeles ei olegi tegelikult sellist head sõna või kas sina tead äkki öelda mulle, mis selle vaste on? Vaata, Manja nimitas ja mina olen nimetanud seda suuremeelsuseks, eks ju. Noh, suuremeelsus on kõige lähedam, eks ju. Manja nimitas, eks ju. Eks siis ongi suure hingelisus. Võiks olla, jah. Aga see on tegelikult võib-olla, seda sõna ei kasutata või sellist väljendit ei kasutata Eestis, aga ta tegelikult on väga täpne. Hing on väike lihtsalt. Hing on kidur, nagu rosin selline, mitte viinamari, vaid niisugune kokku tõmbunud, niisugune kuivanud käkk. Ja see on see, mis ei meeldi. Mina tahaks näha, et Eesti Vabariik kehastaks sellist suure hingelisust. See ongi see, et meil on siin erinevaid rahvusgruppe, meil on erinevaid religioosseid gruppe, meil on erinevate vaadetega inimesed, erinevate poliitiliste vaadetega gruppe, eks ole. Aga me ei näe sellest kõigest nagu tohutut ohtu kogu aeg või niimoodi nagu surmahirmu lausa ei tunne sellepärast, et äkki nüüd tõmmatakse meile kott pähe ja sellepärast vaat selle hirmukrambis jäävad nagu sul endal olulised asjad tegemata. Kuidas sul endal näiteks sündimusega lood on, eks ole, et kõik on nii hirmunud, kes tahab hirmunud õhkkonna lapsi saada, eks ole. No aga miks te olete siis nii hirmunud, et võtaks maha selle hirmukrambi, hakkaks vaatama kuidagi lootusrikkamat tulevikku, meil on väike riik, ilus maa, rikkalikud ressursid, suurepärane võimalus teha sellest suurepärane koht elamiseks nii endale kui teistele. Me võime siin väga hästi elada. Me võime saada suureks hingelt, võime saada suureks ka rahva arvult. Vaat see on väga oluline aspekt, et eestlased pidevalt kogu aeg räägivad sellest, kuidas me oleme väike rahvas. Me oleme väike rahvas niimoodi. Me peamegi nagu olema väike rahvas. Jaa, aga noh, kui me vaatame mingisuguseid suuri rahvaid, nad on kõik olnud kunagi mingisugused 100 000 või 500 000 või miljonilised rahvad, eks ju. Aga see mentaliteet on teine. Ei, me ei ole mingi väike rahvas. Me hakkame siit arenema. Meil on vedru ja pöördemoment sees, mida me hakkame alles tulevikus välja käima. Ja meil on olemas energia, mis eelkõige väljendub, eks ju, rahva arvu kasvus, sündide kasvus. Ma vaatan elu ja lapsi väärtusena, kellel kõige rohkem, sellel parem, eks ju. Mul on, ma ei tea, 7 poega, sinul on 9 poega, kellegil on 10 poega või tütart, eks ju. Noh, veel parem, nii, mul on asi edeneb, nii, minu talu edeneb, varsti mul on talu asemel häärber. Perekond edeneb ja suguselts edeneb ja läbi sellega rahvas edeneb. Täpselt. Kasvab. Täpselt. Ja seda väiksuse mentaliteeti, et ma olen kogu aeg imestanud selle üle, et nagu me oleme võtnud omale mingisuguse puuri pannud pähe ja keeranud selle kinni niimoodi. Ja sellest puurist enam nüüd ära ei tule. Et ei, me oleme see väike rahvas, et see ei suureks meie kunagi ei saa. Me peaasi, et me suureks. Üldse välja ei sureks. Aga peaasi, et me üldse välja ei sureks. Peaasi, et keegi ei tuleks meid ikka siia niimoodi ahistama ja me oleme see väike rahvas, aga võib-olla, kui me üldse kuskilt suureks saame, siis ikkagi need sõnad, et või võime vaimult suureks saada, aga mitte nagu rahva arvult. Aga mida oleks, kui hakkaks äkitselt mõtleks, kuule, et aga saaks nagu üldse suureks? Saaks rahva arvult ka suureks. Kõigepealt kasvaks suureks. Jaa, kasvaks suureks, vaimselt, ja. Siis väärtustaks perekonda, saaks rahvana suureks, vaimult suureks, loomulikult, eks ju, aga alustaks nagu rahva arvust näiteks. Alustaks oma perekonnast. Ja mida ma tahtsin öelda, ma siin kuulates. Sul oli mingisugune mul oli ketserlik mõte. Ja mul on see formaat, vaata, millega pärast mõtled, seda vist poleks pidanud rääkima. see mõte kuulus sellesse formaati. Aga ma räägin ikkagi. Ei, räägi. Sellepärast, et võõrud käsi kokku. Räägi. Meil on vaja vaatajaid. Tõmba endale jälle see tünn pähe. Ei, ma ei mõtlema siin kuulates seda, et vaata, üks on selline mingi rahvusromantism. Kapo polegi pikka aega vaadanud, enam, et palun. Et üks on selline rahvusromantistlik lähenemine, eks? Et me peame püsima jääma, et see on ikkagi nagu Eesti riik peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri ja püsimise läbi aegade. Kõik see on selline, kogu see raamistik. Aga kui me heidame korraks selle oma isikliku perspektiivina kõrvale,
selle rahvusromantilise perspektiivi ja põhiseadusliku perspektiivi kõik jätame kõrvale, vaatame asja lihtsalt läbi sellise loodusseaduste ja loomuseaduse. Ega ühelgi rahval ei ole mingisugust jumalast antud õigust mingisuguse maalapi üle, eks? Ei ole kusagil antud mingi käsutahvlid, näete, siit siiani, eks ole, sellest koordinaadist selle koordinaadini, see kuulub aegade algusest aegade lõpuni Eesti rahvale, see maalapikene, eks. Tegelikult reaalne elu käib niimoodi. Kui rahvas on elujõuline, kasvab, on suur ja tugev, siis ta hoiab seda maad, mis tema käes on. Ja kui ta minetab elujõu, kahaneb, muutub väikseks, väetiks, elujõuetuks, siis tullakse ja võetakse talt see maalapp käest ära. Ja ma ei oska isegi lõpuliks öelda, et see ebaõiglane. Miks sul peaks olema õigus hoida mingisuguseid suuri maa-alasid, kui sul inimesigi ei ole? Teisel pool on, eks ole, suured elujõulised rahvad, eks ole, kes kasvavad, kellel on ruumi vähe, siis tullaksegi võetakse ära. Nii et mingis mõttes, kui sa tahad nagu baastasandil praktiseerida kaitsepoliitikat, siis hakka lapsi saama. Hoolitse selle eest, et su maa oleks reaalselt täidetud lastega ja inimestega, eks ole. Sest vastasel juhul varem või hiljem täiesti vältimatu paratamatusena sult võetakse see lihtsalt käest ära. Ja sul pole jõudu isegi midagi vastu öelda. Sul ei ole jõudu. Kui mingi vana inimene on kuskil istub oma majas ja tulevad kamp noori tugevaid mehi, kuidas ta kaitseb oma maja, kuidas ta hoiab seda, et talt seda maja käest ära ei võetakse. Võetakse ära, lihtsalt ongi kõik, eks. Et ma ei räägi siin sellest, mis on õiglane või ebaõiglane, ma räägin siin sellest, kuidas elu lihtsalt toimib. Nii käib. Niimoodi maailm toimib, aga isegi kui me selle õigluse tasandi sisse toome, ma ei ole kindel, et see on lõpuks isegi ebaõiglane. Eks? Sa pole ise ju, sul pole õigust tegelikult sellele maale, sest sa oled ju kaotanud elujõu ja sind ei olegi ennast põhimõtteliselt ollagi, eks ole. Nii et see on see probleem ja no ma ütlen, et kui sa nüüd vaatad seda nagu välja poole suunatud sellist vaenulikkust, kitsarinnalisust ja sallimatust, kõigi teiste suhtes, minu meelest need kaks asja käivad nagu hästi tihedalt käsi käes oma vahel. See paljuski seda sellepärast tehaksegi, et seesmiselt oleks nõrgad ja järjest nõrgemad, kahanetakse ja jäädakse järjest nõrgemaks ja seda agressiivsemalt kiirgad siis välja poole. Vaadake, et ei tule siia, vaadake, et ei võtke, vaadake, et ei ohusta meid. See peaks juttu rääkima üldse praktiliselt, kui sa oleksid seesmiselt tugev, eks. Vaimselt tugev ja ka numbriliselt, eks ole, tugev. Rahvas kasvab. Meil on sündivus palju praegu registreeritud ajaloo madalaim. Pole kunagi, nii kaua kui on üldse sündimus statistikat kogutud, pole kunagi nii madal olnud. Vist on kuskil sinna 1,2 piirile juba jõudnud. See on poole vähem, kui on tarvis selleks, et säilitada rahvastiku taset. Aga mõtle, kui meil oleks 3,5, 4 last iga naise kohta, siis oleks hoopis teine tere. Ja ma arvan, et siis sellist juttu räägitakse ka eriti palju. Ei oleks just sallimatust ja kitsarinnalisust ja väikese hingelisust. Muuseas, täpselt. Sellepärast, et selline terve perekonna elu annab inimesele psühholoogilised ja vaimsed eeldused, et üleüldse ka vaimselt suureks saada. Et ta on nagu suurepärane võimalus seda, või ütleme siis niimoodi, et ta on suurepärane nagu kool selleks, et suureks saada. Et kui sul ei ole sellist nagu Nõukogude Liidu mentaliteeti, eks ju, et esimene poiss, teine tüdruk, ülejäänud, kui juhtub, siis tapame ära. Et väga vabandan, aga see mentaliteet nagu oli väga selgelt olemas. Nii, meeldib see kellelegi või ei meeldi, kui ma selle välja ütlen. Siis, kui võetakse vastu elu, kui antakse elu, kui elatakse selle elu sees, on igasugust jamad, lapsed jauravad ja üks karjub siin ja teine karjub seal ja üks on haige ja kolmas on haige ja et me mõlemad teame seda värki väga hästi, eks ju. Et ja kogu aeg, kui tuleb risti kanda, ega see rist ei lähe elust kuskile. Nii, aga sul on mingisugune elu nagu energia, nagu elan vitaal on see, mis sinust läbi voolab ja sellest perekonnast, eks ju. Ja rahvast ka, kui ta on niimoodi meelestatud. Ja et see on nagu oluline. Paradoksaalselt rist on ka rõõmuallikas. Ja, paradoksaalselt küll, jah. Et ei ole rist, ei ole ka rõõmu. Ja rahva puhul on see nagu väga selgelt nii, et siis kui heidetakse kõrvale kõik see, mis on oluline, selleks, et olla suur ja kasvada ja olla tugev, siis tegelikult, et elada nii-öelda mõnusat, mugavat elu, siis ilmneb, et näed, aga siis tuleb hoopis hääbumine. Üldse kaob kõik ära.
Ja nii ta on ja selles mõttes me nüüd võib-olla kaldusime kõrvale. Kaldusime kõrvale, see oli minust väga oluline nagu teema arendus ausalt. Aga no nii ta on. Ma lihtsalt räägin nagu sellest, et kuidas, me mõlemad räägime sellest, kuidas, see algas sellest, et ma ütlesin, eks ole, et mis minu jaoks on kogu selle asja juures probleemiks on see, et see taust, mis mulle vastu vaatab. Närune värk, väike ja ma ütlen, see on üks asi, mida ma tõesti nagu Riigikogus nagu väga palju näen. Väikese hingelisus. See ongi see, mis paraku meie riiki iseloomustab. Tee, mis tahad. Sa võid seda eitada, maha matta, mingise kihtide alla peale, mätsida nagu make-upi peale panna lõputult, eks ole, oma igasuguste, ma ei tea, projektidega siin laulupidude ja muude asjadega, aga ega see lõpuni seda. Vaata, selles mõttes sündimus ongi hästi lihtne asi. Et see on selline statistiline näitaja, mida ei ole võimalik nagu kinni mätsida kuidagi. Kas on lapsed või ei ole lapsed, eks ole. Igast juttu võid rääkida, siin ilustada ja rääkida seda ja teist ja kolmandat. Ja vaata, palju meil ka teatrit tehakse, eesti keel, eesti raamatuid pole kunagi nii palju välja antud kui nüüd. Aga need on tilulilu võrreldes sellega, mis on nagu baasstatistika, mis näitab ära. Ma sulle rääkisin, aga ma arvan, et võib siin ka korra rääkida, et tulin just Saaremaalt ja kuulsin ühte sellist asja, et Saaremaal on olnud pikka ajalt ikkagi sedasi, et on käsitletud 250 sündi aastas sellise lävendina. Et korda natuke rohkem, eks ole, aga mitte vähem kui 250. See on olnud selline baastasand. Ja nüüdseks on jõudnud asi sinnamaal, et viimastel aastatel siin koroonaajaga seonduvalt algas tugev kukkumine. Alguses kukkus läbi 200 põranda ja nüüd on kukkunud läbi 150 põranda. Ja mõelge nüüd ise inimesed korraks, Muhumaa ja Saaremaa, mida siis Saaremaa haigla teenindab oma sünnitusosakonnaga, eks. Kui suur lahmakas on tegelikult Saaremaa ja Muhumaa. Kes on käinud Saaremaal? Koota, kui sa sõidad Kuivastuski Kuressaarde, see on tund aega autosõitu, eks. Pikk tee tegelikult. Ja sealt on veel võimalik tükk maad edasi sõita sinna põhjarannikuni. Just. Või mitte põhjarannikuni, vaid siis läänerannikuni. Et pikk tee ja kogu selle maalahmaka peale 150 last aastas, alla 150 lapse aastas. See on ju katastroof. Täielik katastroof. Ja ongi nii, et noori inimesi järjest vähem, lapsi järjest vähem, sellega seonduvalt ka, eks ole, kuna noored kolivad minema ja ühiskond vananeb ja paraku see tähendab seda, et minetab oma elujõu. Nagu vana inimene minetab oma elujõu lõpuks ja sureb ära, nii ka rahvas. Sama protsessi käigus. See on nii on lihtsalt. Ma muuseas kirjutan alla sellisele sinu väitele, et siin on tuttav poiss. Aga olgu. Ja, et ma kirjutan alla muuseas sellele väitele, et see elujõud on võib-olla nagu rahvusvahelisel tasandil nagu üheks kõige olulisemaks poliitika tegemise ja riikliku formatsiooni, kuidas öelda, nagu vundamendiks üldse, eks ju, et Kumiljomist me kõik teame seda tema suure nii-öelda see passionaarsuse idee, et see on see, mida meie ühised sõbrad on palju rääkinud ja mida ikkagi tal on tõetera sees, et see passionaarsus, eks ju, on see, mis on üheks nagu vundamendiks, kuidas rahvad ja riigid arenevad. Mis passionaarsust sa näiteks ootad 7-80 aastaselt inimeselt enam? Täpselt. See on juba elukaare lõpp, eks ole. Täpselt. Aga kui siin tulla nagu teiste juurde, nagu näiteks, ma ei tea, John Mersheimeri juurde, kes on üheks selliseks, kuidas öelda, realismi koolkonna peamiseks esindajaks, eks ju. Mersheimerist saaks rääkida muuseas pikalt veel, et tal on väga huvitavaid loenguid. Ja tema on olnud muuseas üks, kes tuli välja selle täiesti nagu külma vaheda tõega, et see, mis Ukrainas on juhtunud, on põhimõtteliselt lääne süü. Et lääs on põhimõtteliselt provotseerinud kogu selle konflikti algusest peale. Aga selline Mersheimerlikus realismis on täpselt see sama element sees, et kui riigid saavad midagi teha, nii, siis nad seda põhimõtteliselt ka teevad. Eks ju. Et kui on võimalik võtta üle mingisugune hääbuv ühiskond kuskil passionaarsel riigil, põhimõtteliselt seda ka tehakse. Varem või hiljem kuidagi see asi üle võetakse. Tegelikult see on suurepärase nagu näide on kogu Euroopa,
tegelikult see vananev, pensionäristuv, võukistuv, pehkinud ajudega vana Euroopa, millel ei ole enam kristliku Euroopaga mingisugust pistmist, eks ju, selle sama kristliku nii-öelda passionaarse Euroopa loominguga, millele rajanes kogu Euroopa tsivilisatsioon, eks ju, mis lihtsalt istub seal oma mugavuste keskel, vaikselt hääbub ära nii rahvastikuliselt kui ka demograafiliselt, eks ju, siis palju õnne, mida me oleme kogu aeg rääkinud ja mida me näeme siin, eks ju, on see, et lihtsalt passionaarsem seltskond võtab üle kogu selle asja. Ehk siis need moslemid, kes üleüldse, kelle toel mingisugune Prantsuse ja Saksamaa sündimuskordaja vist üldse nagu toimib seal veel, et kui hakata vaatama, seda ju ei eristata, et kuidas sakslased sünnitavad ja kuidas prantslased sünnitavad, vaid kogu populatsiooni sündimuskordaja tehakse summa summarum. Et mis see siis on? Et ja võetaksegi üle ja kõik ja põhimõtteliselt Euroopas juba teatakse, et põhimõtteliselt mingisuguse aja pärast, kümnendite pärast on meil olukord, kui see niimoodi jätkub, et meil on Euroopas moslemite pööre. Nii, see passionaarsem, elujõulisem asi, element tõuseb ja võtab olukorra üle, kõik. Rääkimata sellest, et islamil on isegi oma selline ideoloogia selleks, et üle võtta just nimelt naiste üskade kaudu tsivilisatsioonid, eks. See on konkreetselt välja toonud selle, et sündimus on üks kõige olulisem viis, kuidas ühiskondi üle võtta. Aga ma ütlengi, et siin on väga raske sellele ka mingit moraalset etteheidet konstrueerida, sellepärast, et niimoodi maailm toimibki. Eks, et kui kusagil on inimesi palju ja nad kasvavad, siis neil on õigus ka oma eluruumi laiendada. Ega ei ole niimoodi, eks ole, et ühes, ma ei tea, ühes väiksel maalapikesel elab üli palju inimesi, teisel elab üli vähe ja siis see, seal, kus elab üli vähe, ütleb, et ei, meie ei kavatse teile küll mitte midagi loovutada, katsuge ära mahtuda sinna kuidagi. Et sul on õigus öelda, et me ei loovuta teile midagi, kui ka sina ise kasvad ja täidad oma inimestega selle maa ära, eks ole. Nii et jah, see on oluline. Aga mida ma tahtsin öelda veel lisaks, kuulates sinu juttu ka on see, et see muidugi avab nüüd täiesti nagu uue sihukese suure laia ploki ja ma ei tea, kui kaugele ja sügavamale tahame siin minna, ilma et see saada väga laiali valguks, aga tegelikult vaatab mulle vastu siit ka veel üks suur probleem. Meil on mitu aspekti, mis kokkuvõttes räägib ikkagi ühest tervikust ja see on, vaata, paljuski on see ikkagi probleem selles, et selline kitsarinnalisus, sallimatus, vaenulikkus ja lausa pihkamine juurdub ikkagi funktsioonina ka kristliku vaimu taandumisele ühiskonnast. Ja tegelikult mida kristlus baastasandil meile õpetab, eks ta õpetab armastust ligimese vastu. Näe teises inimeses oma ligimest ja armastada, eks. Nüüd, kui sa võtad nagu selle momendi täielikult ära, siis tekib teatav identiteedi vaakum ühiskonnas, mis on tarvis asendada millegi muuga. Ja siis seda hakatakse asendama sellise sünteetilise, konstrueeritud rahvuslusega, mis mulle ei meeldi. Ma ütlen ausalt, mulle ei meeldi. Kui selline rahvuslus on lahutatud kristlikust elukäsitlusest, siis ta muutub üheks revolutsioonilistest ideoloogiatest. Ja ta hakkab identiteeti konstrueerima ja kehtestama, mitte läbi selle, mis ise ollakse, vaid läbi selle, et kuidagi vastanduda teistele ja suruda teist alla, eks ole. Ja võt, see on nüüd selline asi, mis on ka väga ebameeldiv. Ja seda sama mentaliteeti praktiseeritakse Eestis praktiliselt üle välja. Eks? Et siin, kui sa vaatad seda sama eelnõud, siis nad praktiseerivad seda sama mentaliteeti. See ei ole üldse nii ennast rahvuslikeks pidavate erakondade kuidagi eriomane probleem. Pigem isegi mitte, ma ütleks. Ma ütleks, et samamoodi siin näed sotsid, Eesti 200, Reformierakond, kõik teostavad seda sama ideed. Ja kus see tuleb? See tuleb paljuski minu meelest sellest, et on kadunud ära üleüldse kristlik elukäsitlus ja kristlik enesekäsitlus, kristlik identiteet, eks ole. Et ei ole vaja tegelikult ühiskonda jagada nagu õigeteks ja valeteks, eks ole, võitjateks ja kaotajateks, kes on peal ja kes on all. Eesmärk peaks olema ikkagi mingisuguse ühtsuse taotlemine läbi kristliku armastuse ja ligimise armastuse, eks? Aga minu meelest seda on näha järjest vähem. Ja siis ongi nii, et tegelikult mitte ainult Venemaad ei käsitleta vaenlasena,
milleks pole minu meelest sisulist põhjust ja mis ei ole ka ratsionaalselt mõistlik. Eks käia välja, et Venemaa meie vaenlane. Me ei ole ju sõjas. Meil võivad olla erimeelsused, me ei pruugi kiita heaks ühte või teist sammu, mida astutakse, aga miks sa pead nüüd sellist asja deklareerima? Nagu Soome välisminister hiljuti ütles, et kõikidest probleemidest hoolimata me ei käsitle Venemaad vaenlasena. Ma mõtlesin, et kuidas Eesti poliitiline establishment tegutseb täiesti ühemõtteliselt. Kogu aeg vaatad, kui räägitakse riigikaitsest, me peame olema valmis vaenlase selleks ja teiseks ja kolmandaks. Universaalne lähenemine, see on vaenlane, eks. Aga lisaks sellele mulle tundub, et käsitletakse vaenlastena ka juba venelasi Eestis. Eks, mitte ainult Venemaad, vaid vene rahvusest inimesi. Ja ma ütlen, kui sa sellist asja nagu teed, sellist suhtumist muudkui juurutad, laiendad ja süvendad, siis see ei lõppe millegi heaga. Ja ma ütlen, see on jällegi minu jaoks nagu selline asi, mida nagu vaim tunneb ära, et kuulge, te võite rääkida, mida tahate, aga see, mida te teete, see lõpeb halvasti. See lõpeb halvasti lihtsalt. Tunneb ära, vaim tunneb selle asja väga selgelt ära, isegi kui seda on raske inimestele põhjendada, sellepärast, et selle massiivse propagandaga on üks meel või see ühtemoodi mõtlemine nii sügavalt sisse küntud. Aga ma arvan, et sulle me ei pea seda seletama, aga lihtsalt ma üritan kuidagi oma mõtteid verbaliseerida. Ja see on see, kui me tuleme päris algusesse tagasi, et mis mulje teid seal kolmandast lugemisest, siis ma mõtlesin pärast koju sõites seal samal õhtul, oleks pidanud lihtsalt tegelikult jätma kõik kõrvale selle, et kuidas see rikub õigusriikluse põhimõtted ja kuidas see on vastuolus põhiseadusega, kuidas see kasvatab julgeolekuohte. Tegelikult ütleme just ühte asja, te tõmbate õnnetuse meile kõigile peale, kui te ei lõpeta ära seda asja. Mitte see küsimus ei ole ainult selles eelnõus, vaid kogu selles mentaliteedis ja selles projektis ja selles programmis, mida te ellu viite. Tõmbate meile kõigile õnnetuse peale ja see riik lihtsalt pühitakse lõpuks minema. Ja ma ei saa, ma ei suuda seda nendele selgeks teha ja keegi ei kuule niikuinii öeldes, et sa putinistele vait või midagi sihukest. Aga nii on lihtsalt. Mina sest asjast niimoodi aru saan. Selle kristluse osa juures on oluline aspekt, mis selle eelnõu menetluse ja diskussiooni juures tuli väga selgelt välja, oli see, et meie otsustajatel ja inimestel, kes teiste inimeste üle siis võimu kasutavad, puudub tegelikult igasugune nagu intellektuaalne ettevalmistus samuti. Puudub südame ettevalmistus loomulikult, aga puudub ka elementaarne intellektuaalne ettevalmistus, et mida tähendab üldse selline asi nagu näiteks kanooniline side. Et tundub nagu Eesti riik mõtleks seda mingisuguse sellise, ma ei tea, inimlik korporatsioonilise, diplomaatilise koostöölepinguga enam-vähem. Nagu oleks tegu mingisuguse sellise, et me võime siin, enam-vähem nagu parteid teevad koalitsioone. Kord ma olen ühes paadis sotsidega, siis ma olen teises paadis Reformierakonnaga, siis natuke Isamaad, siis natuke seda, natuke toda niimoodi. 2 aasta pärast visatakse keegi välja, reedetakse ja siis minnakse samamoodi edasi ja peale järgmisi Riigikogu valimisi jälle uus tsirkus, jälle uus samsaara ratas tööle ja läheb. Nii, et umbes selline lähenemine, et mis see siis on, et ütelge lahti sellest Moskva patriarhaadist ja mis see kanooniline side siis on, et tehke lihtsalt, ongi kõik, nii. Ja selle taustal paistab välja täielik arusaamatus sellest, mis asi on üleüldse kanooniline side vanades kirikutes, ortodoksi kirikus ja eelkõige katoliku kirikus. Mida see tähendab sellele kirikule, sellele osakirikule, sellele piiskopkonnale, sellele metropoliidi all olevale kirikule siin, et tal on kanooniline side. See kuulub kõikide kategooriate järgi usuvabaduse alla. Ehk siis see on otseselt usu artikkel nendele inimestele, et nad omavad kanoonilist sidet antud juhul Moskva patriarhaadiga. Täpselt samamoodi nagu minule katoliiklasena on definitsiooni kohaselt omane see, et mina käin kirikus, millel on kanooniline suhe Rooma kirikuga, Rooma katoliku kirikuga, Rooma diotsesiga, Rooma peapiiskopiga, paastiga. Et see ei ole mingisugune selline nagu väline diplomaatiline nagu asi, mille ma võin nagu visata lihtsalt või võtta ja visata, nii nagu Eestis tehakse koalitsioone erinevate erakondade vahel. Ja see on nagu üks asi, mis nagu tuleb
ikka ja jälle välja, sa vaatad, et inimesed ei saa üldse sellest kõige elementaarsemast teoloogilisest tasandist aru. No, ja loomulikult tähendab see ka seda... Olemata kiriku liige, olemata kunagi neid asju õppinud, olemata kunagi neid asjadega kokku puutunud, kuidas nad peaksidki aru saama, nad ei saagi aru. Ja nad ei saa ka sellest aru, et meil võib olla osa kirikutena näiteks ja konkreetselt, miks mitte ka inimeste ja isikute tasandil erimeelsused selle kanoonilise sideme teises otsas oleva kiriku juhtkonnaga, mõningate aspektidega. Näiteks nii nagu Moskva patriarhaadi kirikul oli ilmselged erimeelsused Moskva siis kiriku juhtkonnaga, patriarhiga, eks ju, kes on tõepoolest ilmselt seda sõda heaks kiitnud ja nii edasi. Nii, et nad on selgelt välja öelnud selle. Minul võib katoliiklasena olla ja ongi erimeelsus praeguse paavstiga, väga mitmete aspektidega, mida ta on edendanud oma paavstiks olemise ajal. Tõsised erimeelsused. Aga mul ei tule pähegi seda, et ma hakkan äkitselt nüüd katkestama oma kanoonilisi sidemeid Roomaga või veel vähem, et riik tuleb ja hakkab minult nõudma seda, et ma peaksin katkestama kas minul isiklikul tasandil või kirikul, kuhu ma kuulun, peab hakkama katkestama kanoonilisi sidemeid Roomaga. Need on kogu selle kiriku DNA olemuse elementaarsed osised ja kuuluvad otseselt usutunnistuse kui sellise juurde. Ja siin ei ole mitte mingit küsimust ja riik, kui ta astub oma kirsadega sellele territooriumile ja hakkab inimesi survestama ja kirikuid survestama, milliseid kanoonilised sidemed neil võib olla ja milliseid mitte, on otsesel määral, otseses mõttes astunud ja rikkunud usuvabaduse printsiipi. Et siin ei ole mitte midagi öelda. Ja mida on veel väga selgelt rikutud, võib-olla inimestel lihtsam isegi aru saada, on identiteeti. Eks, et kanoonilised sidemed on väga selgelt osaks identiteedist. Ehk kui sa nõuad kanoonilistest sidemetest lahtiütlemist, siis sa nõuad ka oma religioossest identiteedist lahtiütlemist ja seda on täiesti võimatu eitada. Eks see, et Vene õigeusklikud alluvad Moskva patriarhaadile kanooniliste sidemete kaudu, see on nende identiteedi küsimus. See ei saa öelda, et mingi alluge Konstantinoopolile. No me võime minna küll alluda Konstantinoopolile, aga see tähendab, et me heidame oma identiteedi kõrvale ja peame leidma uue. Eks peame kuidagi omandama uue identiteedi. Ja võib-olla ma mõtlesin, et inimlikes kategooriates on kõige lihtsam inimestel, kes ei tea kiriku elust suurt mitte midagi, sellest aru saada läbi paralleeli tõmbamise perekonnaga. Et tulles tagasi selle juurde, mida sa kirjeldasid, inimestel võivad olla ka väga tõsised erimeelsused oma vanematega, ema ja isaga. Aga see ei tähenda, et nad ei ole sinu ema ja isa. Ja see ei tähenda, et sa ei pea austama oma ema ja isa oma väärikusest tulenevalt. Ja põhimõtteliselt nõuda, et katkestage kanoonilised sidemed on sama, kui inimesed nõudavad katkestama kuulumine sellesse perekonda. Eks? Ütle oma perekonnast lahti. Ja ma ei nõua, et sa midagi inimesena muutud. Eks? Ma ei nõua, et sa kuidagi oma vaated ümber vaatad, töökohta muudad või mingil muul moel oma elu muudad. Lihtsalt ütle oma emast ja isast lahti. Eks? Sest ei ütle. Sest see on minu kuuluvusside. Selle kaudu see on minu identiteet. See on mu identiteedi võib-olla vaatad esmane tasand, eks ole, millise perekonna liige ma olen. Ja ma ei ütle sellest lahti, sellepärast, et kui ma sellest ütlen lahti, siis ma kaotan iseenda. Eks, ma eksisteerin edasi mingisuguse entiteedina, aga see, kellena ma ennast identifitseerin, seda ju siis enam ei ole. Ja sellepärast ongi nii, et väga palju on ajaloos selliseid kohti, kus nõutakse, et ma ei tea, natukene viirukitakse ja suitsutada muud, ma ei nõua, eks ole, lööge maha, ei suitseta. Sest vastasel juhul ma kaotan iseenda, eks ole, kaotan oma hinge ja oma enese kuvandi, oma lugupidamise iseendast, enese väärikuse, eks. Nii et need on üks asjad, millest kuidagi nagu kas ei saada aru või taheta aru saada. Ja seda hullem on, ma ütlen, see nagu oma identiteedist lahti ütlemisele sundimine. See on hästi vulgaarne akt, sellisena mõistetuna, eks ole, ütlema emast isast lahti. Ja see on eriti vulgaarne, kui sa nõuad sellist asja, ma ei tea, nunnad. Ma ütleks mingit pidi, vaata tegelikult see nunna kloostri kallale minek valitsuse poolt, parlamendi poolt, riigi poolt on võrreldav minu meelest kuidagi nagu naise löömisega. See võiks olla nii elementaarne kasvatusest tulenevalt. Sa ei löö naisi oma poegadele, ma kodus mõnikord ikka väiksem, paneb mulle öelda tutaka ära. Võtad poisi kõrval, et saad sa aru mees,
mind ei huvita, mida sa mulle praegu räägid, miks sa seda tegid või et mida tema sulle ikka tegi. Sa ei löö tüdrukuid mitte kunagi, mitte mingil tingimusel. Me lahendame neid küsimusi teistmoodi. Mitte kunagi ei löö tüdrukuid. Nii. Väiksest peale tuleb selgeks teha poisile kohe see asi, eks. Aga nüüd vaatad riiklikul tasandil sisuliselt minnakse ja lüüakse tüdrukuid nii-öelda, eks ole, et nagu suur riik kogu oma selle jõustruktuuride ja kogu oma potestasega nii-öelda läheb, näitab nunna kloostrile koha kätte. Ma ütlen, esimene asi, mis ma mõtlen, see on ju lihtsalt haletsusväärne. Haletsusväärne. Sa oled siukene vabandust väljenduse pärast nagu hädapätakas, eks ole, kes väljapoole endast suuremate suunal on selline, et kui lähed Brüsselisse, siis kunagi nagu ei julge nagu ütelda, et me ei nõustu ühe või teise või kolmanda asjaga, isegi kui ütled ja öeldakse, et ei, meid ei huvita teie mitte nõustumine, siis parim öeldud, me näitasime iseloomu, me jäime erapooletuks seekord, et see on nagu parim, mis sa suudad nagu hale värk lihtsalt. Ei julge seista oma rahvuslike huvide eest, oma riiklike huvide eest. Kogu aeg on selline lömitamine ja pugemine ja üritame näidata ikka samameelsus, siis meid kaitstakse ja selline mentaliteet. Ja siis, kui tuled koju, siis nunna kloostris leidsid siis endale sellise nagu, nendest meil käib küll jõud üle, et ega me nii nõrgad ka ei ole, et küll me näitamegi siin peremees on, eks. Me oleme siin omavahel rääkinud seda näidet, et tööl ülemus alandab siin kolleegide ja siis lähed koju, annad koerale ja naisele kere peale, et kes siin mees on või ei ole, eks ole, et mida ta siis siin kosserdab niimoodi. et ja vaata, kui sa näed, et see oma riik niimoodi käitub, siis on tegelikult väga valus. Muidugi on. Siis ma ütlen, see on ka mingi teatav loomuõiguslik tasand, et mul peaks ka nagu olema nagu nii-öelda, jutumärkid õigus elada riigis, mille üle ma saan uhkust tunda. Mul peab olema nagu, mul on nagu teatav mingi loomulik õigus tunda oma riigi üle uhkust. Ma mõtlen positiivses mõttes uhkust, nagu, et vägev riik, meil hästi on tehtud, meie esivanemad on ehitatud, tehke järgi, eks ole. Jah, teil on palju viletsam riik siin kuskil, eks sellepärast, et te ei ole teinud nii palju pingutusi, te ei ole teinud nii palju ohvreid, eks ole, sellepärast meil ongi hea riik. Aga nüüd vaatad, et kust me siis ennast leiame, eks ole, et lihtsalt häbi on. Mina ütlen ausalt, tehke pealkirja, kui tahate. Mul on häbi Eesti riigi pärast, mis niimoodi käitub nunna kloostri suhtes. Absoluutselt. Tõepoolest on häbi ja vaadates seda, kuidas nüüd Kuremäega on käitutud ja millised perspektiivid Kuremäge võivad oodata, Kuremäe kloostrit, siis siin on küll väga-väga tõsist järelemõtlemist. Selgus huvides, et Kuremäe on Pühtitsa, üks sama asi. Täpselt, et Pühtitsa kloostrit. Et kui me nüüd vaatame seda, et 96 nunna on seal tõepoolest, eks ju, ja Eesti riik astub nende nunnade enesemääramise õiguse juurde ja nende nunnade usuvabaduse vastu. Ja minule on ikka ja jälle nagu kõlisenud kuskil taustal selline ajalooline paralleel, eks ju, et Nõukogude Liit ei suutnud seda asja ära lõpetada. Nõukogude Liit ei suutnud isegi nagu stalinistlik Nõukogude Liit ei suutnud seda ära lõpetada nii. Ja mulle tundub, nagu oleks Eesti riigiga mingisugune selline metafüüsiline ring täis saanud. Nüüd siis Eesti Vabariik, seda me nimetame oma enda väikeseks Eesti Vabariigiks, millel on oma põhiseadus, mis peaks olema iseseisev riik ja nii edasi ja nii edasi. Et see riik tuleb ja astub nende 96 nunna ellu ja põhimõtteliselt võib hakata sund lõpetama seda kloostrit. Siin on mingisugune metafüüsiline ring täis saanud ja see kõlab, see metafüüsiline ring selles kontekstis, mida sa ütlesid, et meile me tõmbame endale ise häda kaela ja me oleme need, kes ise põhimõtteliselt nagu just nimelt igavikulisel tasandil, need, kes hävitavad oma enda riiki ja nunna kloostri vastu minemine, Pühtitsa kloostri vastu minemine on midagi sellist, mis, kuidas öelda, mulle tundub, et see oleks veel nagu viimane nael selle Eesti riigi kirstu, mida see riik ise suudab luua.
et on abielu perverteeritud ära, on perekond perverteeritud ära, on edendatud nagu ühiskonda, mis põhimõtteliselt ei ole elujõuline, on lapsi tapetud kõvasti, on korruptsioonis kümmeldud siin aastaid ja aastakümmed, on tekitatud nagu sündikaat, mis valitseb Eesti Vabariiki siin, tõmbab süvariiklikke nööre ja on tegeletud nagu Eesti mahamüümisega, on tegeletud provokatsiooniga, on tegeletud kõikide asjadega. On viidud see Eesti sinnamaani välja, et noh, põhimõtteliselt nüüd tuleks nagu lihtsalt nagu enam-vähem viskuda sinna kirstu, aga kirst ei ole veel päris kinni, õhku veel natukene on, midagi saaks veel teha. Aga kui nüüd selle vastu minnakse, Pühtitsa kloostri nunnade vastu, Eesti Vabariik ja paneb selle asja kinni, siis minu jaoks on mingisugune selline metafüüsiline ring sulgenud igaviku ees on Eesti teinud sellise teo, mille eest võiks, ma ei tea Jumala plaane, aga mille eest võiks põhimõtteliselt võtta selle viimase laela ja lüüa see kirst kinni ja ütelda, kõik nii, aitab poisid. Teile on seda riiki nüüd siin antud, te olete oma asjaga siin sinnamaani välja jõudnud ja nüüd aitab küll. Nüüd lõpetame selle pulli ära. Nüüd kisutakse teid lõhki. Ja ma lisan siia ühe aspekti, vaata, sa tõid esile nüüd selle jumaliku perspektiivi ja ma olen nõus, nii see asi mulle paistab samuti. Aga teine asi on see, et vaata, tekib küsimus, et kes oma enda kodanikest tahab seda riiki kaitsta. Eks, et kui sul ongi niimoodi, et minu jaoks on usuvabadus väga kõrgel hüvede hierarhias, kui ma räägin nendest hüvedest, mille austamise või mitte austamise alusel ma kujundan oma seisukoha selle riigi suhtes ja millest sõltub, kas ma austan seda riiki või mitte, eks. Ta surub maha usuvabadust. Siis parlamendis on eelnõu nüüd vaenukõne kriminaliseerimist, ta surub maha sõnavabadust, eks ole. Siis tõsi, sellega ei ole Eestis veel kõige hullemini, aga miski ütleb meil, et ei lähe hullemaks, ta hakkab vanemlikke õigusi maha suruma. Hakkab siin karistama, kui sa kasvatatad oma lapsi oma veendumuste kohaselt, eks. Siis ta sunnib sind omale mingid aineid sisse süstima, eks. Ja sinu lastele samamoodi, vastasel juhul lülitades sind ühiskondlikust elust välja, eks. Siis ta tuleb ja hävitab ära sinu energeetika ja muudab sinu riigi tööstuspargiks, külvates nii mere kui maa täis mingi 300 meetriseid tuulikuid, kohalike vastuseisust üle sõites. Siis ta ehitab sulle suured sõjaväebaasides, valetab sulle seal juures näkku, et need on ainult mingid harjutusväljakud, tegelikult teeb, eks ole, siia NATO baasi. Siis ta provotseerib ühiskondlikku konflikti läbi nende asjade, millest me siin oleme rääkinud, eks. Surub maha erinevaid gruppe, mängib neid teineteise vastu välja, sõimab inimesi, kes ei ole nõus nende plaanide elluviimisega riigi vaenlasteks, ühiskonnaohtlikuks elemendiks või venemeelseks, kõik nii edasi. Paned kõik need asjad nagu hunikusse ja siis tõstab sul makse veel meeletult sinna otsa, kõike makseks, käibemaksu, tulumaksu, hakkab su autot maksustama, veel kodu hakkab maksustama, inimesed vaesuvad, energiahinnad lähevad kõrgeks, tootmised kukuvad kokku, kolivad Eestist minema, inimesed kaotavad oma töökoha, kõik need asjad, eks ole, järjest vaesuvad. Ja siis lõpuks küsid, et aga oota, mis te tahate, et inimesed tuleksid nagu kaitsma seda riiki või? Mis on hakanud käituma inimeste suhtes vaenuliku jõuna, rõhunud neid tükk aega siin. Järjest rohkem, eks ole. Arvate, et nagu inimesed õudselt tahavad tulla nagu oma elu ohverdama selliselt käituva riigi eest. Ma arvan, et ei taha. Ja mina arvan, et siin on ka väga tõsine asi, et mina küll ei taha sellist riiki kaitsta, mis ründab kirikut ja kloostrit ja teisi. Miks? See ei kehasta ju neid väärtusi, mis on mulle olulised absoluutselt. Et kui ta irdub nendest olulistest väärtustest, siis meil ei ole paraku nagu seda ühisosa, mis paneks mind tahtma oma elu ohverdada sellise riigi eest. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed tunnevad üha rohkem samamoodi. Nii et selles mõttes nad saevad mitmes plaanis oksa, millel nad istuvad. Saevad seda üleloomulikus plaanis, aga saevad ka väga loomulikus plaanis. Ja, minul on sama tunne, et kui ma võrdleks seda olukorda, et kus ma ajaloolises positsioonis olen, siis mul on tunne, et ma oleks põhimõtteliselt monarhist ja reaktsionäär Prantsuse revolutsiooni päevil.
et Prantsuse revolutsiooniga kuulutatakse välja suur direktoraat, kuulutatakse välja vabariik, kuulutatakse välja ja tule nüüd mine nüüd sinna ja hakka oma verd valama sellest. Tutkit ma hakkan, ei hakka teie eest verd valama, teie eest, kes te kummardate ühte hoora, kelle te olete pannud Neitsi Maarja, Pühima Jumalema Neitsi Maarja kirikusse, olete kuninga ära tapnud ja olete 10 000 inimesi läbi oma giljotiini lastnud. Teie eest mina küll oma verd ei vala, nii. Küll aga teie vastu võib-olla. Küll aga teie vastu, Vendées. Teie vastu ma teeksin seda küll. Et Vendée ülestõusu ajal hea meelega läheks ja võitleks nende monstrumite vastu seal, olles prantslane, eks ju. Ja see on tegelikult, mida me hüpates tagasi. Tuues selle paralleeli. Ma ütlen lihtsalt, et sinu jutu pealt hüpates tagasi, et see on tegelikult suur traagika, sest keegi tahaks leida ennast sellises olukorras oma enda riigis. On ju, ei taha ju. Muidugi ei taha. Harmoonilise elu eelduseks on ikkagi see, et sa saad tunda uhkust oma riigi üle. Ma just mõtlesin selle peale, kui sa rääkisid, et tahaks tunda uhkust oma riigi üle. Et ma mõtlesin seda juttu kuulates selle peale, et kui kaugele ma olen nagu distantseerunud sellest mõttest üleüldse nende aastate jooksul. Et ma võiks ütelda seda, et ma tegelikult tahaksingi tunda uhkust oma riigi üle või et mul oleks vähemgi võimalus seda teha. Ma olen selle mõtte ära unustanud. Ma olen nagu olnud kuskil, ma ei tea, nagu Gulagis keegi, eks ju, kes on olnud 5 aastat Gulagis või 10 aastat Gulagis ja ei mäleta enam täpselt seda, et mis maitsega see mingisugune värske leib või puhas tee ilma mis ei ole keedetud kuskil mingis solgiveest. Võidutee. Jah, ei ole mingi võidutee nagu 1984, eks ju. Et selline hea aroomikas tee ja päts leiba võiks maitsta. Ma olen nagu selle ära unustanud juba. Rääkimata veise sisefileest. No ja. Seda sai omal ajal tsaari ajal söödud, aga vaata näed, kus me nüüd oleme. Ja nii edasi. Et Eesti riik on nagu nii kaugele jõudnud, et ma nagu ei kaalutle seda võimalust isegi enam, et võiks selle riigi, tähendab, ma mõtlen, mitte riigi, selle seltskonna, kes on kaaperdanud selle riigi, selle seltskonna tegemiste üles, kes näitavad iga hetk oma enda reväärile ja ütlevad, meie olemegi see riik, see teie riigi eest uhkust tunda. Ei tunne. Ma pistan sulle korraks vahele, et astume siit veel sammukes edasi. Kujuta ette sellist asja, et on olnud ajad, kus rahvas on armastanud oma kuningat. Et kujutad see ette, kui kaugel me sellest oleme, et rahvas ülevoolevalt, suures osas, enamuses, armastaks oma valitsejaid. Need on head mehed. Just. Et nende eest oleks küll valmis surema kas või, et nad ennast ohverdavalt, et teenivad meie rahvast ja riiki ja nii edasi. Et millal kellelgi kuulajate poole pöördudes lihtsalt, millal kellelgi käis peast läbi selline mõte, et tõesti, ma pean tunnistama, et ma olen nõus surema meie peaministri eest, et see on nii hea mees. See tekitab naeru refleksi lihtsalt. Sa hakkad naerma, kui sa ütled, et meie peaministri. Aga sellist ajad on ajalooline reaalsus olnud. Muidugi on. Ja see ei ole mingi erandlik olukord. Sellise asja on olnud palju ajaloos. Kus ongi olnud suured kuningad, kes on valitsenud riiki sellisel viisil, et ongi pälvinud rahvas ülevooleva toetuse usalduse. Absoluutselt. Aga lihtsalt nii ongi. Ma ei räägi siin isegi mingisugusest oma valitsejate armastamisest, aga sellest, et saaks üldse oma riigile uhkust tunda. Seda tahaks küll nagu. Austades mul on õigus sellele. Selleks, et omaks üleüldse mingisugust autoriteeti, eks ju, riigivõim. Et ta on selle ju ka täiesti minetanud tänapäeva Eestis. No eks seda autoriteetiga kuningad omasidki niimoodi, kui olid sõtta mineks, siis mindi esimeses reas. Nagu. Ja siis teised tulid järgi, eks ole, et ei ole sellist asja, et sinna mingi nasaalse häälega räägid siin sellest, et mitu protsenti SKT-st teiste inimeste raha oleks vaja kantida relvakorporatsioonidele ja sa arvad, et sa oled jube kõva nagu sõjaline liider. Eelkõige olukorras, kus sa oled ise veel naine ja sellise nasaalse häälega, et me peame põhimõtteliselt 800 miljardit panema siia ja me peame Ukrainas võitlema ja meie peame. Sina ei pea mitte midagi, sina istud seal paganama mõnusas eurokoridoris kuskil mõnusa tooli peal niimoodi. Sina istud seal, sina ei pane mitte midagi
sinna sisse. Ja oled valmis saatma mehi ja teiste inimeste lapsi oled valmis sinna saatma. Suur geniaalne nii-öelda feminiinne selline generalissimus, eks ju, selline peamine feministlik müüt, mis on kokku kukkunud kõikide nende aastate jooksul, et kui ainult naised saaksid valitseda, siis nende empaatia võime ja kõik see, nagu meil peaminister endine tänapäevane suurepärane euro natšalnik põhimõtteliselt ütleb, et kui ta on äärmus empaat, et kui naised saaksid valitseda, siis nagu see empaatia asendaks kogu seda sellist mehist, julma, toksilist, sellist ratsionaalset lähenemist niimoodi, et see müüt on nüüd küll, ja sellest peaks kirjutama tegelikult, see müüt on nüüd küll ilusti mutta tambitud von der Leyeni, Kaja Kallase, Kaljulaida, kõikide poolt, et siin on nüüd ilusti nagu näidatud seda, et ega siis psühhopaatia ei küsi, et kui psühhopaat on mees, siis ta teeb halbu otsuseid, kui psühhopaat on naine, siis ta teeb täpselt seda sama. Jah, ja ma ei teagi, kuidas seda saadet nüüd kokku sõlmida, et ilmselt oleks aeg, aga... No ilmselt oleks aeg, ütleme niimoodi, et me jõudsime nagu väga paljude teemadeni. Mul tegelikult meeldib see, et sellest lähtudes me saame nagu rääkida laiematest asjadest, eks ju. Et siin on tegelikult ju seda sama seaduseelnõud on ju käsitletud küll ja küll, vaadatud sinna sisse ja vaadatud, millised tagajärjed neile võiks olla. Aga ma arvan, et see nagu laiema, kuidas öelda, kultuurilise ja vaimse konteksti loomine selles küsimuses on väga oluline. Ja võib-olla omapoolse sellise lõpetusena ütlen lihtsalt, et ega vaata sellist eeldust mina küll ei jaga, et oma riiki peab armastama tingimusteta. Ei pea. Et see, kas oma riiki peab armastada või kas ta üldse väärib armastust, sõltub sellest, mida ta kehastab. Ja, kahtlemata. Ja nii see asi ongi, et kui sa kehastadki sellist asja, et sa ründad rohkelt valetades, vassides ja avalikkusega manipuleerides, muu hulgas suhtekorraldusbüroosid appi palgates, eks, edendad seda tehes kõike, seda tehes projekte, mis on suunatud kiriku ja kloostri ründamisele, usuvabaduse maasurumisele, siis sa ei ole armastusväärne. Ei ole armastusväärne lihtsalt. Ma ei ütleks isegi nii palju, et sa ei ole armastusväärne, sa ei ole isegi usaldusväärne. Et me räägitakse kogu aeg seda, et oma riiki peab ka usaldama. Ei, armastusest tänapäeval just väga palju üldse ei räägita selles kontekstis. Et see on juba selline täiesti metafüüsiline tasand, kuhu poole, nagu sa ütlesid, meil hakkavad ilmselt nagu naerulihased tööle, kui me ütleksime, et me oleksime sunnitud armastama meie peaministrit ja ohverdama oma elu tema eest. Et see on, Monty Python, aga usaldama oma riiki, elementaarsel viisil usaldama oma riiki, respekteerima, et see riik täidab seda ülesannet, miks ta on siia loodud nominaalselt. Põhiseaduse järgi ja kõiki nagu kriteeriumeid arvestades on see riik see, mis on eelkõige loodud selle rahva heaoluks. Nii. Ei, ma ei usalda isegi seda. Ma arvan, et see riik on vastupidi. See riik on selle rahva vaenulik moodustis siin. Ta on saanud muundunud paksude kardinate varjus selliseks monstrumiks. Et see on selle riigi reaalsus praegu. Aga mis seal ikka, tuleb pingutada edasi selle nimel, et olukord võiks paraneda. Isegi kui lootust inimlikus plaanis on vähe, tuleb ikkagi üritada seista nende õigete põhimõtete kaitsel, anda nendele kõlapinda, mitte alluda sellisele hädisele terrorile, millega üritatakse vasturääkivaid hääli vaigistada, eks ole, tembeldades neid siin venemeelseks või ma ei tea milleks. Et mis seal ikka, paneme rahulikult samamoodi edasi ja ega me midagi paremat siin teha ei saa praegusel hetkel. Lootust annab minu jaoks, ma Saaremaa kohtumisel ütlesin seda, kui mu käest küsiti, et mis teile lootust annab. Mulle annab lootust see, et ega see valedel ehitatud struktuur võib väga kiiresti kokku variseda. Kunagi tea, ärkad hommikul üles ja keegi on puhunud vilet, paljastanud, kuidas ma ei tea, e-valimispettust on viidud ellu siin valimistsüklis kogu kaardi maha, ikka kukub nagu naksti ühe päevaga kokku. Pigem peaks mõtlema selle peale, et kuidas saaks ehitada üles midagi paremat, kui see võimalus avaneb. Varem või hiljem avaneb. Nagu Nõukogude Liitki kukkus mingil hetkel kokku
eks see valedele ehitatud süsteem kukub ka kokku mingil hetkel. Aga häda on siis, kui ei ole valmis midagi paremat üles ehitama. See on juba väga-väga tõsine teema, mille peale peaks oma vaimset energiat peamiselt tegelikult kasutama. Peaks. Et see on asi, kuhu suunata kõik oma jõupingutused, et kuidas ehitada üles riik, mis oleks tõepoolest parem ja tõepoolest rahvale, sellele Eesti rahvale see kodu, mis aitaks selle rahval edasi areneda, aitaks selle rahval edasi elada. Just. Ega see ongi võib-olla koht, kus peaksime natukene mõtlema, et mida selles suunas liikumiseks saaks teha senisest rohkem. Täpselt. Eks ma mõtlen ise selle peale sageli, aga paraku mõtted ei kipu materialiseeruma reaalsetes sammudes. Siin on uue põhiseaduse projekt kahtlemata nii-öelda soojas, et ma arvan, et see tuleks kuidagi üles võtta ja hakata vaikselt vormistama sellist riigikorda. Mõttel on jumet. Aitäh sulle! Sulle samuti!